See on vahva, võib-olla natukene ka tüütu, kuidas sa ikka jälle leiad asju füüsika õpetamisel, mida saab teha palju paremini. Ja minu selle nädala avastus, üks neist, mikroskoop. Mikroskoop lihtsal kujul, mida on õpilastega hea teha, sisaldab endas alati tähtsate asja optilist telge, 2 läätse. See on meil siin objektiivi eest, see on siin okulaar pluss silm. Ja kui sa valid need kaugused siin 2F-i, 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 siis siit mingisugusest objektist saad sa siin pööratud kujutise ja siin saad uuesti õigetpidi kujutise ja see on meie võrkkest. Kui sa oled selle ära teinud, selle mõttetu mikroskoobi, mis üldse ei suurenda, siis sa saad hakata tegelema siis teemadega, et kuidas hakkaks nüüd suuremalt või kuidas see mikroskoobi suurendama panna. Nüüd see mikroskoobi mudel, mis me teeme, on siis selline. See on meie objekt, see on see, mis on objektiivi asemel, see on see, mis on okulaari ja silma asemel, see on meie võrkkest. Ja kui me vaatame, mis tekib ekraani peale tekib nõel, mis on siis selle nõela kujutis siin. Ja nüüd veel üks veidrus, või toredus, mis pähe tuli kogu selle mängimise käigus, on see, et kui sa paned oma näpud siia, siis sa võid proovida seda nõela siin püüda, sest mida teeb mikroskoop? Mikroskoop, ehk siis me vaatame silmaga ja okulaariga sellesse punkti tekkivat kujutist, mida tekitab objektiiv. Ehk siis silma ja okulaariga vaatame siia punkti tekkivat kujutist ja siis me võime ju siia ka panna midagi päriselt, see töötab jätkuvalt nii, ehk siis põhimõtteliselt on see ots on siin luup, aga see on see, mida me vaatame. Nüüd see mikroskoop tõepoolest ei suurenda üldse, see nõel jääb suuruseks. Ja nüüd siit edasi me tegime mida? Me hakkasime õpilastega panema siia tugevamat läätse, ehk siis tegime selles objektiivi fookuskauguse lühemaks ja siis mängima nende läätsede asukohtadega sellel optilisel teljel. Ja siis lõpuks see kujutis selle ekraani peal läheb meil siis suureks kuni selleni välja, et ta on siis umbes terve selle ekraani suurune. Nüüd eks ole see nõel siin, see tagurpidi nõel selles punktis. Et iseenesest on ikkagi nii, et kui sul on päris mikroskoop, siis sa nende 2 asukohta ei saa muuta. Ei objektiivi ega ka siis okulaari, kus sa ei saa ka muuta okulaari või selle silmaläätse ja võrkkeste vahelist kaugust. Ehk siis see on kõik konstant ja kui sa siin midagi mässerdad, siis sa põhimõtteliselt ei tee enam seda asja, mida mikroskoobi juures teha. Ja siis ühtäkki tuli pähe, et saab ju ka nii, et kui mul on see kolmas lääts, selle läätsega ma saan siis teha mida? Ma saan siis teha selle objektiivi tugevamaks. Ja see on see asi, mida me ju reaalselt teemegi mikroskoopide juures. Me vahetame objektiivid ära, sinna tekib midagi, mille fookuskaugus on väiksem ja siis me pärast seda me teravustame. Mis asi on teravustamine? Teravustamine ei ole nende 2 vahel kauguse muutus, vaid see on selle muutus siin. Ehk siis ma muudan objekti asukohta ehk siis selle kaugust objektiivist. Ja see, miks asi ei ole fookuses või miks me ei näe, on see, et sellel tasandil ei ole enam midagi. Me oleme kujutise tekitanud siia. Ja kui me kujutise tekitame siia, siis ei ole sest mingit tolku, me ei näe seda enam nii, nagu me nägime enne. Ehk siis see, mis me nüüd tegema peame, on see, et me nihutame objektiivi tehtud kujutise uuesti sellesse tasandisse tagasi. Ja nüüd, mida me siis teeme? Proovime järele.
tegelikult võiks isegi selle panna selle õigesse kohta ühe abiekraani, et paneme selle siia vahele. Ja nüüd me saame hakata nihutama objekti. Läheme sellega lähemale. Ja kui me läheme sellega piisavalt lähedale, läheme sellega kaugemale, lähedale, siis ühel hetkel tekib sinna uuesti nõel. Ahah, vaatame, mis on valesti. Meil kadus ekraani pealt ära siukene tähtis asi nagu valgus. Et see ei ole veel õige. Nüüd on see õige. Ta on suurem. Ehk siis me põhimõtteliselt oleme tekitanud sellele siis sellest nõelast kujutise siia vahetasandisse, mis on suurem kui see, mis meil enne oli. Seal enne olime 1:1, nüüd on see palju suurem. Ja nüüd, eks ole, kui me selle tagumise otsaga hakkame seda kõik jälle vaatama, siis me vaatame suuremat objekti. Võtame selle ära ja sinna peaks nüüd tekkima miskit, mida enne ei olnud, järelteravustamine ja oleme saanud sellise teki, mis on suurem. Ja eks siis miks see on nagu kaunim kui see eelmine variant, on see, et need tükid või need komponendid, mis selle mikroskoobi juures on olulised, et ühtäkki on meil nüüd need kõik uuesti, see on nüüd päris mikroskoop, et me vahetame mikroskoobil objektiivi tugeva vastu, pärast seda me peame selle mikroskoobi uuesti teravustama, me saame kontrollida, et tõepoolest sellesse tasandisse tekib meil nüüd suurem kujutis ja me saame selle okulaariga siis silmavõrkastele sellest vahekujutisest suurema kujutise. Ehk siis ring on koos ja kõik see segadus, mis enne oli nende asjadega, et mida see silm kogu selles süsteemis teeb, ühtäkki muutus asi lihtsamaks, selgemaks. Seda on kaunis teada.